Meiega on liitunud nüüd Hamid al-Sharifi, endine Iraagi diplomaat. Hamid, kas uuele peaministrikandidaadile on pandud võimatu ülesanne moodustada uus valitsus ilma Iraani relvarühmitusteta vastavalt Washingtoni nõudmistele, samal ajal kui tuleb täita ka Iraagi enda sisemised nõudmised? Mida saab uus peaministrikandidaat tegelikult teha? Noh, see ongi $1 miljoni küsimus. Ta on täielik outsider, nagu sa ütlesid. Ja Iraagi rahvas on tema üle hämmingus, pole temast kunagi kuulnud. Ometi sai ta president Trumpi tugevaima toetuse. Ja ta arvab temast väga kõrgelt ning usub, et ta suudab Iraagis imesid teha. Ja tõesti, me oleme väga optimistlikud. Nii et tead, nii see ongi. Jah, miks mitte? Nii et ma arvan, et isiklikult tunnen esimest korda, sest ma tajun Iraagi rahva tundeid, olles nendega sotsiaalmeedia kaudu põhjast lõunani ühenduses. Nii et ma arvan, et me peaksime olema optimistlikud. Aga kuidas? Mehhanism, kuidas sa kavatsed vabaneda Iraanisest mõjust Iraagis? See on Iraani okupatsioon Iraagis. Ta on noor mees, ärimees, pole kunagi poliitikaga tegelenud, aga ometi pannakse tema õlgadele palju. Nüüd küsitakse temalt palju. Aga kes ta kandidaadiks esitas? Maliki. Maliki on kõige vihatum inimene Iraagis. Maliki on osa Iraani juhitud nukut valitsusest. Nüüd tema esitamine ja heakskiidu saamine president Trumpilt on minu jaoks ja paljude jaoks meist midagi uut. Aga loodame, et ta suudab seda teha. Kuidas ta seda teha saab? Relvarühmitused. Kas ta suudab relvarühmitusi kontrollida? Ei. Kas ta suudab Malikit kontrollida? Malikit ja ülejäänud gruppi, kes ta esitasid? See on mõistatus. See on väga keeruline olukord, millega me silmitsi seisame. Aga jälle me läheme tagasi president Trumpi toetuse ja austuse juurde tema suhtes. Ja see teeb meid lootusrikkaks. Ja, see tõesti näitab, kui oluline on omada seda toetust Ameerika Ühendriikidelt. Hamid ja teised võimalikud märgid kasvavast lõhest Iraagi ja Iraani vahel, mõned vaidlustavad väiteid seoses teadetega salajasest Iisraeli baasist, mis rajati Iraani sõja ajal. Nüüd Iraani välisminister läheb Iraagi avaldustega veidi vastuollu, öeldes Iraan ei saa välistada võimalust, et Iisrael tõesti rajas selle baasi. See küsimus tõstatatakse Iraagi poolega. Kas see julgeolekuskandaal võib tekitada võimalikke probleeme Iraagi ja Iraani vahel? See on teine uudis, mis paneb iraaklasi naerma, sest meil tõesti napib naermist. Nii et naermine on tervisele hea. Kui jälgida Iraagi inimeste sotsiaalmeediat, siis nad naeravad, teevad nalja, matkivad seda kõike. Mis toimub? Noh, Iraak on Iisraeli jaoks esmajoones nagu Liibanon, nagu Jeemen, sest see on nagu Süüria enne muutusi Süürias. Nii et Iisrael on sõjas Iraaniga ja Iraak on Iraani tagala. Nii et ma olen kindel, et neil on mingisugune sõjaline operatsioon Iraagis, et kaitsta Iisraeli rahvast Iraagi eest. Ma ei tea selle operatsiooni täpseid üksikasju, aga ma olen kindel, et neil oli mingi missioon, mille nad täitsid ja siis lahkusid. Nii et see on uudiste järgi see, mida iisraellased vähemalt selle kohta ütlesid. Muidu ütlevad nii Iraan kui ka iraaklased ise, et nad ei tea, mis toimub. Nagu näed, nad ei suuda isegi oma tagahoovi kontrollida. See on väga keeruline olukord. See on selles piirkonnas alati keeruline. Hamid al-Sharifi, väga tore, et olite täna meiega i24 News Englishis. Aitäh selle ülevaate eest. Suur tänu, aitäh.